Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Sel kallil õhtul pühitseme me meie õnnistegija sündimist inimeseks. Jumala poeg on saanud inimeseks, et meie Jumala lasteks ja taevariigi pärijateks võiksime saada. Evangelist Johannes kirjutas tema kohta: tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ja kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Palvetagem. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, me täname sind, et sa oled meile andnud oma Poja. Valgusta meie südameid, et me ühes inglitega sind kiidaksime, Kristuse sündimise rõõmus elaksime ja südame rahu leiaksime Jeesuse Kristuse, sinu armsa Poja, meie Issanda läbi. Aamen. Kuulgem, mida Vana-testamendi päevil ennustati Kristusest. Prohvet Jeremia läbi on ennustatud: vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti. Tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti. Ja see on nimi, millega teda hüütakse: Issand, meie õigus. Ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes: tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind. Nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand. Sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Prohvet Jesaja läbi on ennustatud: Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab Issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väevaim, Issanda tundmise ja kartuse vaim. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees otse kui lõikus ajal ollakse rõõmsad, otse kui saaki jagades hõisatakse. Sest tema koorma ikke ja tema õlakepi, tema sundi ja vitsa sa murrad nagu Midjani päevil. Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse
tuleroaks. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene Isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Prohvet Miika läbi on ennustatud: sina, Betlem Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistsest päevist igiaegadest. Kuulgem jõuluevangeeliumi Püha Luuka järgi. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigas õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud.
Püha Paulus kirjutab toimunud sündmuste kohta. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala, meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. See on Jumala sõna. Ma sündisin, väike lapsuke, tallis, võõraste maja kõrval, külakeses suure impeeriumi väikeses provintsis. Ma olin üksainus leek pimeduses, kuid ka mitte kõik pimeduse jõud sellest ajast peale pole suutnud kustutada seda valgust, mille ma maailma tõin. Ja just nagu võbisev valgus toob rõõmu ja rahu rändurile, kes on pimedas eksinud, nii toob minu valgus rahu neile, kes on meeleheitel ja lootuseta, maailma poolt rõhutud ja lämmatatud selle murede ja segaduste poolt. Iga süda on tall, kus ma uuesti saan sündida, ja kus mina olen, seal on valgus ja elu, rõõm ja rahu. Ma ootan teid, et te tuleksite ning saaksite loendatud mu isa laste hulgas. Ja mina saan siis tulla sisse teie südamete tallidesse ning täita teid oma eluga. Joosep ja Maaria rändasid nende esiisa Taaveti linna, et saada loendatud. Ja samal moel peate teiegi pöörama oma sammud oma isa koja poole, et saada loendatud tema pere hulgas. Kas polnud mu esimesed sõnad, miks te olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema oma isa kojas? Ning kas ei alustanud ma oma teenistust öeldes, pöörduge tagasi, sest taeva kuningriik on lähedal. Nii ütlen ma teile taas, parandage meelt, pöörake endid oma isa koja poole, tulge ja saage loendatud mu vendade ja õdede seas. Siis keskpimedust sünnin ma äkitselt taas teie südameis ja te kuulete ingleid laulmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. See on aga tõotus, põgus pilguheit tulevasse kuningriiki. Veel on pime ja te peate viima mind maailma, nagu Joosep mind Egiptusesse viis. Minu sünd teis ei ole lõpp, vaid teie teekonna algus. Te olite pimeduses ja nüüd särab teis valgus, elu, mis on inimeste valgus. Ja pimedus ei suuda, ei mõista ega võita mu valgust. Kuni te lubate mul sündida teis, olete te kadunud. Kuid kui te mu vastu võtate, saate te näha, ja mina läkitan teid välja pimedusse, andma valgust neile, kes elavad veel ilma minu valguseta. Sest ma pean uuesti sündima kõigis mu vendades ja õdedes, kuni mu valgus on kõikjal, ning maailma pole jäänud enam mingit pimedust.
Armsad vennad ja õed Kristuses Jeesuses, me oleme pühakirjast kuulnud Jumala lunastustööst, oleme rõõmuga laulnud jõululaule. Nüüd palvetagem kogu maailma ja kiriku eest, kõigi vaeste ja abitute, kodutute, nälgijate, rõhutute ja haigete, leinajate ja üksildaste, hüljatute, vanurite, laste ja kõigi eest, kes Kristuse armastust veel ei tunne. Tuletagem Jumala ees meelde püha ja alandlikku neitsi Maarjat ja kõiki pühasid, kes on oma lootuse pannud lihaks saanud sõnale. Me kogume kõik need eestpalved kokku Jeesuse õpetatud sõnades. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistagu ja hoidku teid kõige väeline kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.